Kas liberaalsed juudid hakkavad mõistma, et nende vasakpoolsed liitlased lihtsalt ei hooli neist enam? See on küsimus, mida paljud juudidemokraadid peavad endalt küsima, kui nad mõtisklevad selle üle, kuidas asjad on. Nende partnerid ei ole mitte ainult normaliseerinud antisemiite, nagu vasakpoolse kongressi rühmituse liikmed, vaid on omaks võtnud ka natside seisukohad. Tätoveeritud, naisi kuritarvitav, Iisraeli materdav Graham Plattner on nende senadikandidaat Maine'is ning tõenäoliselt tehakse sama ka Abdul El-Sayediga Michiganis. Alates Brooklyni ühistute Iisraeli boikoteerimisest, kuni nende kimmisideeni demoniseerida AIPAC-i, annavad demokraadid ja poliitiline vasakpoolsus juutidele märku, et nad pole teretulnud. Kuid kas nende ustavad juudi valijad jäävad ikkagi nende poolele? Järgmisena saates Mõtle 2 korda arutame seda ja palju muud poliitika, meedia ja kultuurimõistuse kokkuvarisemise teemal koos kolumnisti ja taskuhäälingu tegija Karol Markovitšiga. Tere tulemast saatesse Mõtle 2 korda. Terves maailmas oleks Graham Platter näide sellest, kuidas rikutud ja jõukas inimene ei kuulu peavoolupoliitikasse. Aastal 2026 ei ole Platter lihtsalt veidrik, kellel on kapis palju luukeresid ja kes suutis võita eelvalimised väikeses osariigis. Ta on mees, kelle peale Rahvuslik Demokraatlik partei ning paljud nende annetajad ja valijad loodavad, et aitab neil sel aastal senati üle kontrolli saada. Ja tavalised inimesed, kes muidu peaksid sellist inimest tõendiks vabariikliku partei allakäigust, kui ta oleks nende kandidaat, ei õigusta enam lihtsalt oma toetust talle. Nad on ta entusiastlikult omaks võtnud, sest maailmas, kus poliitika mängib nüüd inimeste elus sama rolli nagu varem religioon, on kõik lubatud, kui see võimaldab neil Donald Trumpi võita. Ja kui ma ütlen kõik, siis see hõlmab ka naiste väärkohtlemist, antisemiitliku retoorika kasutamist Iisraeli kohta ja loomulikult natsitatuu olemasolu. Ometi on Plattner vaid kõige silmapaistvam näide sellest, kui väärastunud on Ameerika poliitika ja seda kajastav meedia muutunud. See hõlmab mitte ainult antisemitismi muutumist tavapäraseks meie aruteludes, vaid ka mõnede juutide valmisolekut, kes peaksid selle kõige pärast muretsema ja mõtlema, mida see nende jaoks tähendab, kuid on valmis seda eirama oma enda parteiliste kinnisideede tõttu, mis lähevad vastuollu nende enda turvalisusega. Poliitikas, meedias ja kultuuris on vasakpoolne hullumeelsus, millele vastab parempoolne antisemiitlik hullus muutunud normaalsuseks. Selle arutamiseks on meil sel nädalal taas külas üks poliitika, meedia ja kultuuri nutikamaid vaatlejaid. Karol Markovitš on New York Posti ja Fox Newsi kolumnist ning raamatu Varastatud noorus kaasautor. Ta on Karol Markovitši saatejuht ja koosjuht saates Normali. Mõlemad on iHeartRadio taskuhäälingud. Karol sündis Nõukogude Liidus ja kasvas üles Brooklynis. Praegu elab ta Lõuna-Floridas koos oma abikaasa ja 3 lapsega. Karol Markovitš, tere tulemast tagasi saatesse Think Twice. Tere, Jonatan, väga tore siin olla. Tere, Karol, suur tänu, et täna meiega liitusid. On palju, millest rääkida, aga ma tahaksin alustada sellega, et küsin sinult, mis toimub linnas, mida sa armastad, kui oled lahkunud. Minuga on sama lugu. Paljud inimesed väljaspool New Yorki kipuvad Sohra Mudani tähtsust ja tema tegevust pisendama, sest nad arvavad, et New York asub Ameerikas ja pole oluline, kui ta üritab seal sotsialismi või kommunismi taas elustada. See ei hakka nii kunagi tööle. Yeah. Aga millist mõju arvad sa, et tema majandusliku hullumeelsuse ja antisemitismi peavoolustamine avaldab Ameerika kultuurile, kui ta teeb seda kohas, mis on endiselt Ameerika suurim linn ja mingil määral ka meedia pealinn? Ma arvan, et halvad ideed on nakkavad. Nii et mõte, et me peaksime lihtsalt Zoran Mumdani ignoreerima, on rumal. Esiteks ei ole see ainult tema majanduspoliitikas, ei ole ainult tema tead küll flirtimine juudi vihaga. Tema puhul on palju muid asju, mis minu arvates, tead küll, see, kuidas ennast esitleb, on see, et ta on selline rõõmus tüüp. Ja kuidas saakski mitte meeldida? See rõõmus, naeratav tüüp. Ja praegu ütlevad tema toetajad asju nagu, sulle meeldib, kui Nix võidab. Vaata, sotsialism tegi selle. Aga veelgi enam, okei, see on muidugi nali, aga veelgi enam nad ütlevad asju nagu, vaata, kuritegevus on New Yorgis vähenenud. See oli sotsialism.
nüüd me teame muidugi, et see polnud nii. Me teame, et see oli politsei töö, sama imelise politsei ülema ametis hoidmine. Samuti see, et ta on olnud linnapea vaid mõned kuud, samuti see, et me tuleme just COVID-i aastatest, mis olid kõige madalamad, kuritegevuse määr oli väga kõrge. Kõik see on omavahel seotud ja muudab seda, mis New Yorgis toimub. Ja ta võtab au asjade eest, millega tal pole mingit pistmist. Teised osariigid ütlevad, et võib-olla see polegi nii hull, võib-olla polegi nii hull valida omaenda sotsialist. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Ükskõik, kas kuulad meid mõnel podcasti platvormil või vaatad meid otse Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil. Palun pane GNS'ile meeldil, telli kanal, vajuta kellukesel, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nime Jonathan Tobin Daily alt GNS'i kanalilt kõikjal, kust oma podcast'e kuulad. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Jah, ma arvan, et see on õiglane. Ja loomulikult jõuame hiljem ka demokraatliku partei tuleviku ning selle nihkumise või nüüdseks juba võidujooksuni vasakule. Aga keskendume ühele loole, mida ma tean, et sa jälgisid, sest sa tunned Brooklyni väga hästi, olles seal suure osa oma elust elanud. Nii et Park Slope'i toidukooperatiivi lugu on midagi, mida sa oled jälginud. Aga kas nende boikott, nende otsus boikoteerida Iisraeli tooteid on lihtsalt näide sellest, kuidas äärmuslased kipuvad domineerima sügavalt sinistes linnalistes enklaavides? Või räägib see meile midagi sellest, kuidas vasakpoolsed juudid puutuvad kokku antisemiitliku õhutamisega isegi kohtades, kus nad end kõige mugavamalt tundsid, ega suuda sellele tegelikult ühtsel moel vastu astuda? See on mõlemat. Ma arvan, et sügavalt sinistes piirkondades domineerivad loomulikult kõige valjemad hääled ja need valjud hääled on alati seotud väga vasakpoolsete poliitikatega. Ma elasin Park Slope'is, enne kui me ära kolisime. Ma olen pärit sügavamalt Brooklyni osast, mida ma armastavalt nimetan tõeliseks Brooklyniks. Aga me elasime Park Slope'is mitu aastat enne, kui lõpuks lahkusime. Ja see oli hullumeelne koht, kus olla. See oli koht, kus pandeemia ajal ja George Floydi rahutuste ajal olid vähendage politsei rahastamist sildid $4 miljoni väärtuses pruuni kivimajad ees. Ja see oli selline koht, mis aina nihutas piire. Seal korraldati laste kliimamuutuste vastaseid proteste. Tegelikult korraldati seal laste proteste igasuguste asjade vastu. Ja kui sa ütlesid või tegid midagi, mis reeglitest kõrvale kaldus, kui sa ei olnud piisavalt vasakpoolne, siis said sa tõsise vastulöögi osaliseks. Nüüd, kui ma seda ütlen, siis ma ei pea silmas ennast, sest ma olen konservatiiv. Nad tegid seda oma enda poole inimestega. Vasakpoolsed surusid oma keelekasutuse ja seisukohad peale liberaalidele, kes on üldiselt nendega samas meeskonnas. Ja nad panid neid seda joont väga hästi järgima. Nad panid neid näiteks lõpetama vaidluse selle üle, et koolid peaksid COVID-i ajal avatuks jääma. Sest sellest sai parempoolne seisukoht, kuigi kõik need inimesed saatsid kuidagi oma lapsed ikkagi kooli. Võib-olla käisid nende lapsed erakoolis või elasid nad oma rannamajas ja saatsid lapsed seal kooli. Või moodustasid oma väikese grupi või midagi sellist. Nad leidsid oma lastele lahenduse, aga nad ei tohtinud avalikult öelda, et koolid peavad kõigile lastele lahti olema. Ja tol ajal ma vaatasin seda ja mõtlesin, et see ongi see võrdsus, mille eest te suvel marssisite. See ongi see, kuidas võrdsus välja näeb, kus ainult mõned lapsed saavad koolis käia ja ainult siis, kui nad on rikkad. Ja nii juhtuki, et vasakpoolsed vaidistavad need veidi vähem vasakpoolsed liberaalid ja lõpuks panevad nad oma joonele alluma. Nüüd on inimesi, kes võitlevad Park Slope'i toidukooperatiivi vastu. Teate, boikoteerige Ramon Maislinit. Ta on aktivist internetis, kes on olnud aktiivne vaidlustes ja võitluses ning ütleb, et teate, ma olen Park Slope'i elanik ja ta on liberaal ning ütleb, et see on vastuvõetamatu. Aga üldiselt on liberaalsed juudid olnud väga vaiksed selle suhtes, mida vasakpoolsed teevad ja ei paista, et nad kavatseksid niipea sõna võtta. Ja ma ütlen sulle, võib-olla oleme sellest ka varem rääkinud, aga me lahkusime oma sünagoogist 2019. aastal Park Slope'is.
sest seal oli aktivistist rabi, kes ei suutnud sõnu leida, et öelda midagi selle kohta, et juute pekstakse regulaarselt Brooklyni tänavalalt. Sest loomulikult ei kandnud ründajad punaseid mütse. Nad polnud sugugi need, kelle vastu ta lootis välja astuda. Nii et kui antisemiidid polnud need, keda ta lootis, siis vaikis ta aastaid sellistest rünnakutest. Ja lõpuks me mõtlesime, et peame siit lahkuma. ja ma arvan, et seal on selline dünaamika, kui sa tead ajalugu, siis see on nagu rahvarinne. Vasakul pole vaenlasi. Ja ma arvan, et see kehtib siiani. Ja ausalt öeldes teatud määral on ka paremal inimesi, kes mängivad sama mängu. Paremal pole vaenlasi. Sellest räägime hiljem. Aga ma arvan, et hirm olla vastuolus mis tahes liberaalse moega on väga tugev. Ja ma arvan, et see on eriti tugev liberaalsete juutide puhul, kelle jaoks see ongi justkui nende religioon. Jah, see on viga, et nad tegid sellest oma religiooni, sest nüüd ei taha nende religioon nendega midagi pistmist teha ja nad on jäänud religiooniga, mis on täielikult politiseeritud. Sellest on saanud poliitiline liikumine palju rohkem kui religioon. Jah, ja ma arvan, et see kuidas, see omamoodi Iisraeli vastasus, tead, antisemitism, sionismi vastasus, mis ongi antisemitism, ei ole mitte ainult normaliseeritud, vaid on saanud lausa ortodoksiaks. Kindlasti kindlalt demokraatlikes kantsides Ja see levib üle kogu riigi. Tead, see on minu jaoks väga huvitav. tead, veel üks New Yorgi ringkond, kus Dan Goldman, keda sa tead, on ainus juudi demokraat, kes veel esindab New Yorki esindajate kojas ja kes on ortodoksne liberaal. Ta oli nõunik, tead küll, ühe president Trumpi tagandamisprotsessi juures. Ja ta kandideerib endiselt selle häbiväärse mineviku najal. Ning tema taust ei saaks liberaalse demokraadi silmis laitmatum olla, kui oled liberaalne demokraat. Tema ainus puudus vasakpoolsete jaoks on see, et ta ei ole Iisraeli vastane. Ta ei ole tegelikult eriti tulihingeline Iisraeli pooldaja, kuigi tema naine võib-olla on veidi rohkem. Aga praegu kaotab ta oma eelvalimistel küsitlustes 30 punktiga Brad Landerile, kes on sionismi vastane juut. Ja see on seal päris huvitav dünaamika, kas pole? Ja ma ütleksin, et Brad Lander ei oleks kuni väga hiljutise ajani pidanud ennast sionismi vastaseks juudiks. Ta oleks öelnud, et ta on sionist, kuni vasakpoolsed ütlesid talle, et seda pole enam sobilik öelda. Ja kui ta tahab olla osa nende klubist ning ta tõesti meeleheitlikult tahab olla osa nende klubist, siis see mõte, et sa võiksid sionismist või Iisraelist lahti öelda ja olla selline juut, keda nad aksepteerivad ja armastavad, ei tööta tegelikult kunagi. See ei tööta kunagi, et sa võiksid olla antisionist või öelda, et mind ei huvita Iisrael või midagi sellist, olla AIPAC-i vastane. AIPAC-ist on saanud vasakpoolsete jaoks hirmutis. Ja parempoolsete jaoks on see täiesti mõõdukas, minu meelest üsna liberaalne back muutunud vastuvõetamatuks. Ja õigustatult, sest nende usk parteide ülesesse koostöösse oli organisatsiooni tuumaks. Parteide ülene koostöö, 2 riigi lahendus. 2 riigi lahendus oli väga vasakpoolne seisukoht. Ja nüüd on see vastuvõetamatu seisukoht. Ma mõtlen, AOC pidi paar aastat tagasi loobuma 2 riigi lahenduse toetamisest. Ta oli selle seisukoha omaks võtnud, sest seda ütlesid varem liberaalid. Ja siis ta sai aru, oota, me ei toeta seda enam. Ma ei tea, Brad Lander ei saa mingit vastuseisu, sest liberaalne meedia ja tema partei vasakpoolsed kaitsevad teda väga. Aga ma ei usu, et ta suudaks vastata, mida ta tegelikult usub. Ma ei usu, et tal on üldse mingeid veendumusi. Ma arvan, et see mees on täiesti ilma veendumusteta ja teeb kõike, mida on vaja, et võimu saada ja olla osa meeskonnast. Ja ma arvan, tead, ma ei taha ennustusi teha, sest ma ei tee ennustusi. Ma olen selles valdkonnas piisavalt kaua olnud, et teada, et see on rumal tegevus. Aga kui ma vaatan, kuidas Brad Lander põhimõtteliselt Dan Goldmanit survestab, siis ma mõtlen, et 2-4 aasta pärast on sinu kord. See saab olema tema kord. Ma arvan, et me võiksime sellele isegi raha panna. See võib olla ei juhtu 2-4 aasta pärast. See võib juhtuda 5 või 10 aasta pärast, aga lõpuks saab see olema tema kord. Ta ei suuda sellega sammu pidada. Ma mõtlen, et AOC-l ja Bernie Sandersil katkestatakse kõned, sest nad pole piisavalt Iisraeli vastased. Nad tulevad isegi omade kallale. See ongi see, mida nad teevad. See on nagu omade vaheline mahalaskmine. See on ka põhjus, miks ma olen alati tundnud end väga mugavalt avaliku konservatiivina, isegi sügavalt sinises Brooklynis.
sest ma ei kuulu teie seltskonda. Ma ei pea ütlema neid sõnu, mida teie tahate. et ma ütleksin, meil ei ole vaja neid karta, on ju? Üldsegi mitte ja see on väga vabastav ja ma ütlen alati oma vasakpoolsetele juudisõpradele, et te võite sellest lihtsalt eemal astuda. Te ei pea selles osalema. Teie osalemine ongi see, mis teid nii hirmutab ja kui te enam ei osale, on see väga vabastav tunne. Jaa. ja kui nüüd natuke laiemalt vaadata, siis minu arvates on parim praegune näide mitte ainult antisemitismi, vaid igasuguse halva käitumise normaliseerimisest parteilisuse nimel Graham Platter. Mida see ütleb tänapäeva demokraatide kohta? Et nad mitte ainult ei talu neid vastumeelselt, vaid võtavad nad täielikult omaks. Ja ma toon teile ühe näite. Ma olin eelmisel nädalal New Yorgis. Ma olin tegelikult Carnegie Hallis. Istusin kohvikus ja ajasin oma asju, kui 2 kõrgema klassi daami, ilmselt juudi päritolu, aga ma ei hakanud seda neilt küsima. Nad ei kandnud kindlasti mingeid, tead küll, märke ega juudi tähte, aga rääkisid väga valjult sellest, kuidas Graham Platter polegi nii halb mees. Ja ma mõtlen, miks ma seda kuulan. Aga jah, ta on tõesti, tead küll, ta oli noor ja nüüd on ta okei. Ma arvan, et me peaksime tõesti püüdma temasse hästi suhtuda. Ja lõpuks on meil seda kohta tõesti vaja. Nii et Graham Platterist on saanud, ma arvan, mitte ainult huvitav lugu sellest, kuidas, tead küll, hullumeelset halba käitumist saab omaks võtta. Aga ka sellest, kuidas kogu demokraatliku partei kultuur ja kogu seda ümbritsev liberaalne kultuur on, tead küll, justkui allamäge läinud. Ja kus on juudiorganisatsioonid selles küsimuses? Kus on need juudiorganisatsioonid, kes on 100 aastat demokraatidega koos seisnud, et öelda, ei, siit läheb meie piir. Ja tead, kui nad ütlevad, et see juhtub ka paremal poolel, ma võin sulle kinnitada, et mina küll kedagi natsitatoveeringuga ei toeta. Tead mis? Ja. Kas sa oled, tead küll see mõte, et me oleme samad? Ei, me ei ole samad. Jah, muidugi on parempoolsete seas antisemiite, see on ilmne. Ma ütlen alati, et see ei tähenda, et antisemitism ei eksisteeriks teatud kohtades. Näiteks mina elan Floridas, ma tunnen end siin juudina väga-väga mugavalt. See ei tähenda, et siin antisemiite ei ole. Oluline on see, kuidas reageerivad mittejuudid. Ja Graham Platteri reaktsioon on olnud, meil on seda kohta vaja. Ja see, et juudid peavad selle mehe taha rivistuma ja teda toetama. Ma ütlen seda, aga teate, see ei jää viimaseks korraks, kui nad toetavad kedagi, kellel on natsidega seos. Ja nad peaksid tõsiselt mõtlema, mida nad teevad. Ja kõik need juudi organisatsioonid, mida ma olen alati pidanud mõttetuteks ja kasututeks, pole kunagi olnud mõttetumad kui praegu. Nende täielik vaikus ja arglikkus selle ees on nii diskvalifitseeriv. Ja lihtsalt see mõte, et neil pole selle mehe kohta midagi öelda, on hale. Ma lihtsalt tunnen neile kaasa. Ja muidugi kehtib see ka naistegruppide ja ajakirjanike kohta. Jah, nii on. Ja tead, üks New York Timesi ajakirjanikest, kes oli üks juhtivaid. See, kes oli veel mõni aasta tagasi üks MeToo süüdistuste eestvedajaid, on nüüd televisioonis. Põhimõtteliselt õigustatakse teda ja rünnatakse üht inimest, kes paljastas ta kui naiste väärkohtleja. Õige. Ma mõtlen, Jonathan, nad vajavad seda kohta, sest Suzanne Collins, see ülim parempoolne, tuleb peatada ja see on šokeeriv. See on tegelikult šokeeriv, et nad on valmis kõike seda eirama, et peatada senati kõige mõõdukam liige, inimene, kes on kõige vähem konservatiivne. Senatis. Trumpiilik vabariiklane selles senatis. Just selle inimesega nad lähevad täiskäigul peale. Mehega, kellel on natsitatoveering ja kahtlane minevik. Ja teine asi on see, et on juuni. Me pole veel Graham Platteri lugudega isegi pinnale jõudnud. Kui juba juunis tuleb selliseid asju välja, kujutad sa ette, mis oktoobris veel tulla võib? Jaa. Ja tead, see on põnev. Ma mõtlen, see saab olema huvitav proovikivi. Mainil on oma poliitiline kultuur nagu igal osariigil. Ja tead, Collins on seal senatis mingil põhjusel püsinud. Ta on nende tüüpi kandidaat. Sellepärast pole vabariiklased, tead parempoolsed vabariiklased mujal üritanud talle eelvalimistel vastast leida ja õigesti teevad, sest see poleks hea mõte. Aga tead, see saab olema huvitav proovikivi, et näha, kui palju raha demokraadid, riiklikud demokraadid on valmis temasse investeerima ja kas see tegelikult ka töötab. Jah.
ja jällegi see mõte, et juudi annetajatelt palutakse temale raha anda ja nad teevad seda, sest see on nende meeskond. Jah, ma lihtsalt ei usu, et sa leiad selle seose parempoolsete seas. Ma ei usu, et sa leiad antisemiitlikke paremäärmuslikke kandidaate natsitatoveeringutega, kes kasutavad AIPAC-i solvanguna ja keda toetavad juudi konservatiivsed annetajad. Seda lihtsalt ei eksisteeri. Jah, see on suur erinevus. Nüüd, jättes Plutooni kõrvale, arvan ma, et laiem küsimus on see, kas sa arvad, et demokraatlikus parteis on enam üldse ruumi Iisraeli-meelsetele poliitikutele? Ma mõtlen, meil on veel üks huvitav senati võistlus. Michigani eelvalimistel, kus kandideerib avalikult Iisraeli vastane ja antisemiitlik kandidaat Abdul Saed, kes võistleb teise vasakpoolsega Mallory McMorrowga, kes pole lihtsalt päris nii hull. Iisraeli vastane, aga tead kindlasti Iisraeli vastane. Ja mõõdukas Iisraeli-meelne demokraat Hailey Stevens, kes tegelikult ei ole AIPAC-i vastu. Aga kas sa arvad, et keegi, võib-olla Hailey Stevens suudab selle ära võita? See on omamoodi huvitav, nagu kulli ja kirja viskamine, kuidas see võistlus võiks minna. Aga kas sa arvad, et kellelgi, kes ei ole Iisraeli vastane, on üldse lootus saada, demokraatide presidendikandidaadiks 2028 aastal? Mitte lähitulevikus. Ja ma arvan, et see saab olema tõeline märk vasakpoolsetele juutidele selle kohta, kuhu nad kuuluvad. Ja ma loodan, et nad lõpuks ärkavad üles ja järgivad seda märki. Ma ei näe, et järgmine demokraat, kes kandideerib presidendiks, ütleks midagi positiivset Iisraeli kohta või toetaks seda suhet mingilgi moel. Ja naljakas on see, et ükskõik kui palju inimesed räägivad, et parempoolsetel on samad probleemid, siis ma võin praegu kihla vedada, et J.D. Vance ei kavatse kandideerida Iisraeli vastase vabariiklasena. Ta on ilmselt, arvatavasti, ma ei tea. See kõik on nagu kuulujutud ja teisejärguline info, aga teda peetakse selles ruumis justkui Iisraeli vastaseks tüübiks, eks? See ei ole nagu Pete Heck. Hegseth on vähem entusiastlik. Ta pole kindlasti selle suhtes nii vaimustunud. Ja samas ma suudan teda ette kujutada üsna tavapärase vabariiklasena, kellel on üsna tavapärased vabariiklaste seisukohad Iisraeli suhtes. Ja vaata, kas see on parempoolsete seas muutunud vähem populaarseks teemaks, nagu see on vasakpoolsete seas. Muidugi, aga see pole kaugeltki samal tasemel vihkamise ja vaenulikkusega ning see on lihtsalt poliitiline otstarbekuseks. Sa mainisid Michigani. Ma ei näe vist ühtegi Iisraeli-meelset vabariiklastega demokraati. Iisraeli-meelse vabariiklase või demokraadi kandideerimine Michiganis tundub praegu üsna ebatõenäoline, sest nad peavad seal arvestama üha kasvava moslemi valijaskonnaga ja nad peavad ütlema seda, mida on vaja võitmiseks. Nii et sellest on saanud demograafiline küsimus, aga ka vasakpoolsete seas on see muutunud küsimuseks, kes on võimul. Ja nende jaoks on vasakpoolne tiib täielikult partei üle võtnud. See ei ole enam lihtsalt baas või äärmus, vaid nemad ongi nüüd partei. Jah, ma arvan, et see on tõsi. Ja ma arvan, et sa tõid välja paar väga olulist punkti. Esiteks on immigratsioon osa sellest loost. Suurte rahvahulkade toomine siia riiki, kes pärinevad antisemiitlikest riikidest. Õige. Sellel on olnud tõeline mõju. See mõjutas kindlasti ka New Yorki. Jah, ja see on avaldanud mõju ka laiemalt. Kindlasti mõjutab see Michigani poliitikat, aga see levib. Ja see ongi see, ma tahtsin sellele lisada, et see ongi see asi, kui ma kritiseerin liberaalseid juute, siis osa minu kriitikast ei puuduta tingimata juudi küsimusi. See on pigem konservatiivide ja liberaalide vastasseis. Ja paljud liberaalsed seisukohad, mida nad toetavad, kahjustavad neid endid. Ja need juba kahjustavadki neid. Ja immigratsioon on selle nimekirja tipus. Ma olen ise immigrant. Ma olin põgenik. Ma ei ole immigratsiooni vastu. Aga see, mis meil oli piiril Bideni valitsemise ajal, ongi selle liberaalse projekti lõpp, mida nad ise nii väga toetavad. Sa ei saa tahta sellist liberalismi, nagu nemad soovivad, ja samal ajal hoida piiri avatuna. Nende ideed ei ole loogilised. Ja see ongi see, mida ma neile alati ütlen, sul peab olema mingigi enese alalhoiu instinkt. Need ideed, mis teil on, pole esiteks toiminud, need pole kedagi aidanud, aga teiseks, sa pead natukenegi iseendast hoolima, enne kui hakkad hoolima teistest inimestest või gruppidest ja nii edasi. Jah, see on väga tõsi. Ja see on midagi, mida liberaalsetel juutidel on väga raske teha, sest nad ei kummarda ainult sotsiaalset õiglust, mis on nende jaoks koodsõna liberaalse poliitika jaoks. Aga tead, nad on universalistid. Nad arvavad, et oma rahva ees seismine,
judaismis on olemas nii universalism kui ka partikularism, aga nende jaoks on see täiesti tasakaalust väljas. Tasakaal on täiesti kadunud. täiesti. Jaa, nad ei tunne end mugavalt. Ma mõtlen, ma olen sellest isegi klassikalist näidet kuulnud ja ma olen sellest varem selles taskuhäälingus rääkinud. Aga tead, Jason Alexander, kes on juudi näitleja ja kuulus Seinfeldi poolest ning kes on väga juutlik selles mõttes, et ta teeb asju tõeliste juudi organisatsioonide heaks. Ta ei varja oma juutlust, aga ta on rääkinud sellest, kui ebamugav tal oli seista juudi laste eest, keda Hamas pantvangis hoidis. Sest olid ju ka araabia lapsed, kes võisid kannatada ja ta ei tahtnud ainult juudi lapsi esile tõsta. See on ju hullumeelne. See on hullumeelne, sest liberaalsed juudid ootasid, et nende liberaalsed liitlased seisavad nende kõrval. Aga kui liitlased seda ei teinud, siis neil ei tekkinud ikkagi enesekaitseinstinkti, et öelda, olgu, nüüd oleme üksi, peame ise hakkama saama. Nad ei suutnud seda ikkagi teha. Ja see ongi see hüpe, millest ma lihtsalt aru ei saa. Olgu, ma saan aru, et sa arvad, et su sõbrad on sinuga ja siis äkki vaatad ringi ja seisad üksi. Aga kuidas sa siis ikkagi ennast ei kaitse? Kuidas sa siis ei tõuse üles ega tee seda, mida on maja ellu jäämiseks? Jah, see on täiesti tõsi. Ja see on nii traagiline kui ka poliitiliselt hullumeelne. Nagu sa juba ütlesid, on nendel teemadel tugev kontrast vabariiklastega. Hoolimata antisemiitlike taskuhäälingute tegijate lärmist. Vabariiklastest ametnikud on endiselt peaaegu üksmeelselt Iisraeli poolt. Eriti nüüd, kui Thomas Massi on kaotanud. Aga arvestades noorte vabariiklaste ja ka noorte demokraatide küsitlusi, kas sa oled kindel, et see jääb nii? Kenzo? Mingil määral ma arvan, et kui need noored valijad vanemaks saavad, muutuvad nad targemaks ja nende vaated teravnevad veidi. Ja nad ei ole enam nii vastuvõtlikud kõigele, mida nad internetis kuulevad või reelsidele või TikTokidele, millele nad satuvad. Ma arvan, et see toob kaasa muutuse. Aga ma arvan, et Iisraeli toetavad organisatsioonid on üldiselt hästi sõnumeid edastanud või mingitki laadi huvikaitset teinud. Ma ei arva seda. Ja minu teada ei ole ühtegi konservatiivset juudi organisatsiooni, mis sellist asja teeks. Muidugi on olemas konservatiivseid juudi organisatsioone, aga ükski neist ei tegele teavitustöö või sõnumite edastamisega ega millegi sellisega. Ja ma arvan, jääme selles osas maha. Ma tõesti arvan nii. Arvamus, et noored pöörduvad meie vastu, võib-olla on see tõsi, aga nad on noored, nad on mõjutatavad, nad võivad oma meelt muuta ja nii peaksimegi sellele lähenema. Me peaksime seda nägema kui võimalust vestelda ja õppida paremini neid vestlusi pidama. Ma arvan ka, et mis mind tõesti häirib, on see, et sageli, ja see ei käi ainult juudi vanemate kohta, vaid vanematel üldiselt on nii raske oma väärtustest lastega rääkida. See on minu jaoks täiesti arusaamatu. Ja Bethany Mandel ja mina, me olime sinu saates pärast seda, kui kirjutasime oma raamatu Stolen Youth ning nii paljud vanemad tulid meie juurde ja ütlesid, tead, ma kaotasin oma lapse, kui ta ülikooli läks ja temast sai sisuliselt kommunist. Ja ma kuulen seda ka juudi vanematelt. Näiteks, mu lapsed muutuvad Iisraeli vastaseks. Ja ma küsin, aga kas te rääkisite sellest kodus? Kas te rääkisite sellest, miks Iisrael on oluline mitte ainult juudi rahvale, vaid ka läänemaailmale ja kõigele sellele? Ja nad ütlevad, ei, ma ei rääkinud. Ja ma ütlen, ma ei taha öelda, et te midagi maha magasite, aga siit see algab. See algab sinu kodust, kus sa räägid oma lastega ja edastad neile sõnumit. Ja just see panebki inimesi end ebamugavalt tundma. Nad ei taha oma lapsi aju pesta. Olgu. Noh, siis saavad nad TikTokis ajupesu. Sa annad ikkagi nende probleemid ja info teiste hoolde. Sa annad täiesti teiste hoolde nende arvamuste kujundamise, nende arvamuste tekkimise ajal, kui nad on teismelised. Sa ütled, las keegi teine teeb seda. Ja ma ütlen oma lastele kogu aeg, et minu arvamus on õige. Tead küll. Ja nemad, tead, nad naeravad selle peale. Aga ma tahan, et nad seda nii näeksid. Ma ei jõua selle arvamuseni niisama. Siin on kogu minu taust. Siin on info. Siin on see, mida ma tahan, et sa teaksid ja mõistaksid. Ja teine asi on see, et sul peavad olema lapsed, kes suudavad sinuga vaielda. Ma tahan, et mul lapsed tooksid vastu argumente. Kui nad ei suuda, siis võidan mina. Ja minu arvamus valitseb nende kodus. Aga minu lapsed on minuga poliitilistes vaidlustes võitnud. Ja ma ei arva, et vanemad peaksid kartma oma lastega vaielda ja öelda, see on see, millesse meie kodus usume. Jah,
ma arvan, et see on põhimõtteline küsimus, mis ulatub kaugemale päevapoliitikast. see puudutab pigem vanemluse läbikukkumist ja seda, kuidas me delegeerime hariduse mitte ainult koolidele, mida juhivad ideoloogid, aga ka sotsiaalmeediale, mis on nende elus kogu aeg kohal, välja arvatud juhul, kui sa oled nad maailmast täielikult eraldanud, mida enamik inimesi ei suuda või ei taha teha. jah, täpselt nii ongi. see ongi see meri, milles nad ujuvad. ja kui sa ei varusta neid vajalike oskustega... õpeta neid ujuma. õige. ja liiga paljud, eriti liberaalsed juudid, on selles kohutavad. Ja sellepärast nad kaotavadki oma laste iseloomu. Nad ei ole selles kohutavad nagu näiteks abordi puhul. Nad on nagu... See on see, millesse me selles kodus abordi osas usume. Miks sa ei saa seda Iisraeli puhul teha? Miks sa ei saa öelda, et see on see, millesse me oma kodus Iisraeli osas usume? Ma ei arva, et seal oleks mingit vahet. Ma arvan, et see, mida nad abordi kohta ütlevad, on minu arvates õige. See on see, mida sa peaksid uskuma. Sa võid seda teha ka teiste teemade puhul ja sa peaksidki. jah, kindlasti. Enne kui me vabariiklaste juurest lahkume, tahan ma korraks tagasi minna Vance'i, J.D. Vance'i juurde, kes on tead väga huvitava looga inimene. Ja tead, ta on endiselt selgelt liider ja tema aktsiad on sel nädalal tõusnud. Ilmselgelt seoses Iraani leppega, millest me kohe räägime, millest ma tahan järgmisena rääkida. aga minu jaoks ei ole küsimus selles, kas ta ütleb presidendiks kandideerides peavoolu Iisraeli toetavaid asju. Ta tegi seda juba 2020 aastal varem. Ma mõtlen, ta käis Quincy instituudis, mis on väga Iisraeli vastane mõttekoda. Ja ta pidas seal väga Iisraeli-meelse, väga hea Iisraeli-meelse kõne sellest, kuidas Iisrael on ideaalne, tead, maga Ameerika liitlane. Aga minu jaoks on küsimus tema puhul see, kas ta jääb ikka Tucker Carlsoni sõbraks? Kas ta jääb ikka neutraalseks, nagu ta oli eelmisel aastal Turning Point konverentsil? Neutraalseks küsimuses Carlsoni antisemitismi suhtes? See on minu jaoks tema puhul huvitav küsimus. Ma arvan, et viimase aasta jooksul on palju juhtunud pärast seda Turning Point konverentsi. Jah. On möödunud 6 kuud. Ja 6 kuud, õige, jah. Ma mõtlen, kas see on nüüd sama... Ma mõtlen, kui me seda salvestame, siis ta on täna Megyn Kelly saates. Kas see tähendab, et ta läheks ka Tucker Carlsoni saatesse? Kas see tähendab, et ta on raamatu tutvustustuuril ja Tucker Carlsoni saade oleks kindlasti raamatu tutvustustuuri jaoks loogiline? Aga kas ta teeb seda? Ma arvan, et ta kaalub nüüd palju hoolikamalt, kas Tuckeri toetus ja Tuckeri seotus temaga on talle hea või halb asi. Ja vaata, võib-olla sõprus Tuckeriga ei ole vabariiklikus parteis diskvalifitseeriv, kuigi ma pole selles nii kindel. Ma arvan, et see peaks olema õige. Või ma lihtsalt, ma ei tea, et see tingimata ei oleks, aga see mõjutab kindlasti üldvalimisi väga palju. Ja ma arvan, et J.D. Vance on selline mees, kes mõtleb mitu sammu ette. Nii et kui me näeme teda Tucker Carlsoni saatesse minemas ja lihtsalt, teate, kõigepealt arvan ma, et see tähendab, et ta on mures oma positsiooni pärast tulevases vabariiklaste eelvalimises, sest muidu poleks tal mingit mõtet sinna saatesse minna. Aga see tähendab ka seda, et ta jagab temaga samu vaateid. Ja see ongi sel hetkel märk sellest. Ma olen J.D. Vance'i suhtes natuke leebem kui paljud juudi konservatiivid, lihtsalt sellepärast, et ma arvan, et palju sellest, mida me tema kohta kuuleme, on väga kaudne. Ja nagu ma ütlesin, ma ei hakka olema see juut, kes toetab natsi-tatueeringuga kandidaati. Ja ma mõtlen seda ka metafooriliselt. Kui ma näen J.D. Vance'i enda käitumist otse, tead küll, või keelt, mida ma pean vastuvõetamatuks või mis ületab piiri, siis temaga on kõik, ma lõpetan temaga kohe. Aga ma pole seda veel näinud. Ja ma arvan, et on oluline, et konservatiivsed juudid mõistaksid, et paljud lood, mida me kuuleme Vance'i kohta, mida Vance arvab või milline on Vance'i maailmavaade, ei pärine Vance'ilt endalt. Jah, ta on selles osas olnud väga strateegiline. Ja samuti ei ole ta poliitikas olnud eriti kaua. Ma mõtlen, tead, see oli alles põhimõtteliselt 2021. Ta oli lihtsalt mingi tüüp, kes kandideeris Ohio osariigis senatisse. Lihtsalt ühes tihedas konkurentsis. Tead, ja see on naljakas. Minu arvates oli ta juba siis suurepärane. Tol ajal mõtlesin ma, et J.D. Vance on igati õige valik. Ma tunnistan ausalt, ma olin tema suhtes väga entusiastlik. Ja ma olin isegi entusiastlik selle üle, et Trump valis ta oma asepresidendi kandidaadiks. Sest ma arvasin, et tema ideed töölisklassi poole pöördumisest, paljudele teemadele teistmoodi lähenemisest, selline rahvuslik konservatiivne vaatenurk olid tõesti mõistlikud.
jah, me ei ole lollid, me ei jää sinna lihtsalt sellepärast, et kui asjad muutuvad ka meie arvamused. jah, aga ma pean tunnistama, et kui ta läks Turning Pointi ja ütles, et ta ei hakka hindama, mida Ben Shapiro ütleb antisemitismi kohta ja mida Tucker ütleb, siis seal ma ütlesin, et aitab, tead, J.D. Vance'i kohta. kas mind saab tagasi võluda? Võib-olla, aga ma eriti ei usu seda. Aga mida ma jälle ütleksin, on see, et tol ajal oli Tucker väga pikka aega väga peen asjade suhtes. Ma mõtlen, mul olid isegi juudi sõbrad, kes ei saanud aru, miks ma Tuckeri vastu pöördusin. Ja nad püsisid, et mida ta siis öelnud on. Ja ma ei suutnud lühidalt kokku võtta, mida ta öelnud oli. See polnud nagu Nick Fuentes, tead küll, see oli kuidagi ebamäärane lihtsalt see, et ta mainis Iisraeli igas saates. See polnud otsene jutt. Ja ma arvan, et sellest ajast alates on Tucker muutunud palju otsesemaks. Ma arvan, et tema Shabadi kommentaar oli midagi sellist, mida sa enam öelda ei saa. Ta ei räägi enam ainult Iisraelist. Nüüd räägib ta juba judaismist ja religioonist. Ma arvan, et tema venna tutvustamine sotsiaalmeedias on selline, et vend ütleb neid asju, mida Tucker ise sooviks öelda. Ja ma arvan, et paljud inimesed näevad seda. Kõik see, ma arvan, et viimased 6 kuud on muutnud inimeste suhtumist Tuckerisse. Aga siiski ma ütlen, et ma kohtan endiselt inimesi, kes on Iisraeli poolt või isegi juudid või toetavad juudi asja või midagi sellist. Ja nad ei saa aru, mis Tuckeriga toimub. Nad ei saa aru, mis juhtus. Nad ei tea siiani täpselt detaile ja see on tead ka juudi konservatiivide vastutus. Ma olen juba ammu arvanud, et peaks olema projekt, mis selgitab, millised on seosed selle vahel, mida Tucker räägib, sest see on endiselt üsna ebamäärane. jah, ma arvan, et rääkides inimesena, kes mõistis üsna varakult, mida Taker tegi, nagu mulle meeldis öelda, kui ta oli Fox Newsi eetris kell 8–9 õhtun. See oli ainus tund Fox Newsis, kus sõna Iisrael kunagi ei mainitud, sest see oli teema, mida ta lihtsalt ei saanud puudutada. Ja siis, tead, kui ta lahkus ja tegi oma enda saadet, siis piirangud kadusid. Aga tegelikult on see päris hea üleminek. Nüüd tahan pöörduda selle nädala ilmselgelt suurima teema juurde. Trumpi poolt Iraani sõja lõpetamine kokkuleppega, mille tingimusi pole avalikustatud, kuid mis paneb paljusid meist seda võrdlema sellega, mida Barack Obama tegi. Mida sa arvad, miks Trump otsustas põhimõtteliselt alla anda küsimuses, kuhu ta oli juba nii palju poliitilist kapitali pannud, mida ma ei usu, et ta selle aasta lõpus enam tagasi võita suudaks? Ja mida sa arvad, mida see ütleb mitte ainult liidu kohta Iisraeliga, vaid ka vabariikliku partei tuleviku kohta, teades, et Vance näib, taas, et palju toimub kulisside taga. Vance näib olevat vähemalt hetkel Trumpi leeris võidu saanud välisministri Marco Rubio üle. Ma olen selle suhtes ikka veel ootavan seisukohal. Nagu praegu, kui me seda salvestame, ei ole me veel tehingu tingimusi näinud. Naljakas on see, et asi pole selles, et mul oleks Trumpi vastu usku. Ma ei olnud kunagi suur Trumpi toetaja. Ma hääletasin tema poolt ainult 1 korra, viimati. Aga ma pean ütlema, et viimati tema poolt hääletades sain ma temast sellise inimese, kelle jaoks ma oleksin valmis üle purustatud klaasi roomama, et tema poolt hääletada just tänu Bideni aastatele. Ja ma arvan, et asi pole niivõrd selles, et ma usaldaksin Trumpi, et ta teeks midagi ja oleks Iisraeli poolt. Sugugi mitte. Asi on selles, et ma arvan, et temaga ei mängita, teda ei peteta ära. Ma saan aru, et praegu on tunne, et temaga mängitakse. Ja ma lihtsalt ei näe, et see võiks olla lõpptulemus. Seega olen ma ootaval seisukohal. See ei ole nii, mulle tundub, et inimesed jagunevad Trumpi pooldajateks ja vastasteks. Ning teevad seda iga teema puhul. Minu jaoks ei ole see üldse nii. See on väga nii, ma olen ka varem eksinud ja olen kommenteerinud asju, mis polnud täielikult ellu viidud või polnud varem tehtud. Ja ma lihtsalt ei näe, et ta siin võidu äärelt kaotust haaraks. Nii et ma ootan ja vaatan, mis saab. Ja vaata, neil võiks praegu olla kokkulepe ja Iraan võib seda kokkulepet järgmisel nädalal rikkuda ning see kõik võib uuesti alata. Eks me näe, ma pean lihtsalt vaatama, mis saab. Jah, ma arvan, et see on mõistlik seisukoht. Ma arvan, et sõja peatamine pärast seda, nagu ma ütlesin, nii palju poliitilist kapitali investeerimist ja nii suurt sõjalist edu saavutamist. Ja tead, selle põhiline sisu on see, et Iraan ei loobu millestki, mida nad enne sõja algust tegid.
ja ta põhimõtteliselt lükkab edasi igasuguse idee selle režiimi survestamisest, et see kukuks. Ja ma arvan, et see on, ja see paneb käed kinni nii-öelda halvab Iisraeli ja Liibanoni. Ma arvan, et siin on palju. Isegi kui kõiki detaile ei tea, mis kindlasti jätab mulje, nagu ta lihtsalt lükkaks midagi edasi, mille jaoks tal pole kannatust. Ma mõtlen, see on üks artikkel, mille ma sellel nädalal varem kirjutasin. Ta ei ole selline inimene. Talle meeldib kohene rahuldus. Kindlasti. Talle meeldivad kiired võidud. Tal ei ole kannatust pikaks sõjaks, kus ta peaks kasutama väga tõhusat blokaadi, et iraanlased nälga jätta. Sest ta ei taha maksta poliitilist hinda, see ei ole mees, kellele meeldib põhimõtetele kindlaks jääda, kuigi talle ei meeldi halvad kokkulepped. Talle ei meeldi halvad kokkulepped ja talle ei meeldi. Jah, õige. See ongi see üks asi, mida ma olen mõelnud. Seda ma ütlengi, kuni praeguseni. Aga ta kardab ka liiga palju inimohvreid. Ta kardab liiga palju, küll, sõja laienemist. Nii et ma arvan, ta lihtsalt vähendab oma kaotusi. Ja see on päris halb, mitte ainult Iisraeli jaoks. Ma arvan, et see on halb ka Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja see on ausalt öeldes väga halb Donald Trumpi jaoks. Kui maailm ei karda teda enam nii, nagu nad on teda siiani kartnud, siis, küll, see ei ole ainult pärast vahevalimisi, kui temast saab lame duck. Ma arvan, et see võib olla hetk, kui temast saab lame duck. Aga ma arvan, et Trump on väga teadlik sellest, kuidas ta välja paistab. Ja see, millise mulje ta jätab, on tema jaoks väga oluline. Nii et kui see paneb teda maailmalaval nõrgana paistma, siis võib ette kujutada, et ta tõmbab tagasi. Ja ma tean, et inimesed ütlevad, et see on kokkulepe, okei, aga need kokkulepped lagunevad kogu aeg. Ja ma olen üsna kindel, et see kokkulepe laguneb mitte väga kauges tulevikus. On iseenesest mõistetav, et iraanlased ei pea oma sõna mitte milleski. Jah, õige. Nii et see ei ole nii, et ma ei tea, kas see on tingimata nii suur asi, et me allkirjastasime mingi paberi, peame nägema, mis saab. Jällegi, ma tahan näha tingimusi, aga see, et nad ei ole seda avalikustanud, on administratsiooni jaoks väga suur miinus. See on võimaldanud igasugustel kuulujuttudel internetis levida. Ja mida kauem nad võtavad aega, et meile öelda, mis seal tegelikult sees on, seda hullemaks nende jaoks asi läheb, sest neid lugusid on väga raske tagasi võtta. Inimesed eeldavad kõige hullemat. Ja ma ei saa neid selles eriti süüdistada. Jah. Ja ma arvan, et eeldus, et ta on valmis sõtta tagasi minema, kui Iraan ületab punase joone, nagu Barack Obama ajal öeldi. Ma ei tea, ma mõtlen, et kui ta oleks olnud valmis sõda jätkama, oleks ta pidanud seda minu arvates lihtsalt tegema. Aga me võime sellest edasi liikuda. Ma tahaksin mõneks hetkeks pöörduda meie ajakirjandusala olukorra poole. Ja ma tahan natuke rääkida sellest, teate küll, palju on tähelepanu pööratud 60 Minutesi ja CBS-i personalivahetusele sellest ajast peale. Barry Weiss võttis ohjad üle, kui enamik kriitikast oli tema pihta suunatud, rääkides meile rohkem sellest, kuidas seal töötavad ilmselgelt kallutatud liberaalsed ajakirjanikud, nagu Scott Pelley, ei saa ise arugi oma kallutatusest. Aga ma arvan, et huvitav küsimus minu jaoks ei ole see, mida sa arvad Scott Pelley kohta, keda, kui ma õigesti mäletan, Dylan Byers nimetas keskealiste jumestatud teleprompterilt lugevate meeste ema Teresaks. Aga kas sa arvad, et tal on võimalus seda võrku või CNN-i, kui see peaks sattuma tema kontrolli alla, ümber pöörata nii, et see oleks vähem vasakpoolne ja kättesaadavam kogu riigile, ilma et ta peaks sisuliselt kõik endised töötajad vallandama? Ma ei tea, miks me lihtsalt ei võiks vallandada kõiki, kes seal varem töötasid. Aga jah. Jaa, ma usun Barry Weissi. Ma arvan, et ta on teinud lihtsalt suurepärast tööd, näidates riigile, milline uus meedia võiks välja näha. Mul on Free Press, olen olnud tellija algusest peale, sellest ajast, kui sellel oli veel teine nimi, ma unustasin, mis see oli. Jah, see on suurepärane veebileht. See on hästi tehtud, hästi kirjutatud ajakirjandus, mida inimesed tellivad. Tellimismudelid peeti nii ennekuulmatuks ja täiesti teistsuguseks, aga tema tegi selle võimalikuks. Nüüd on sul telekanal, mis on kõigi meie telerites ja tuleb kaasa lihtsalt teleri omamisega. Ja tema saab sellega palju ära teha. Kas talle antakse see võimalus? See on ainus küsimus. Kas CBS-i juhid lubavad tal vabalt tegutseda? Nad peaksid seda tegema. Neil pole midagi kaotada. See on olnud juba nii kaua allakäigutrendis kogu selle tööstuse jaoks. Ma arvan, et kui keegi suudab selle tagasi tuua, siis on see Barry Weiss.
jah, ma olen nõus. Ma mõtlen, ta on geniaalne ettevõtja. ja küsimus on, tead miks siis? Tead, miks keegi, kes töötas, ei teinud seda? Ühes neist, tead, kes kontrollis üht neist võrkudest, ei jõudnud samale järeldusele nagu Roger Ailes ja Rupert Murdoch. 30 aastat tagasi Fox Newsi puhul, kus Charles Krauthammeri kuulus ütlus oli jah. Tead, kus nad leidsid teenindamata niši turul, mis koosnes pooltest Ameerika inimestest? Õige. CBS võiks teha sama asja, kui nad tahaksid. jah, ma ütleksin, et viimastel aastatel otsisid kõik konservatiivid lihtsalt seda, et neid ei vihatataks avalikult. Ma ei usu isegi, et nad otsisid tingimata konservatiivset sisu. Ma arvan, et seda Barry CBS-is üritabki teha, et sa ei pea olema vasakpoolne, et seda saadet vaadata, see ei hakka sind solvama, see ei hakka sinu poolt solvama. Ja see ongi tegelikult kogu asja mõte. jaa. Jällegi, ma arvan, et pole veel selge, kas nende, tead küll, korporatiivsete meediakanalite kultuur on nii sügavalt juurdunud. Tead, see on nagu nii suur asi, et ta vallandas paar produtsenti. Tead, keda huvitab, kes olid 60 minuti produtsendid? Ja just. Tead, keda huvitab? Scott Pelli, nagu ta oleks. Tead küll, see on saade, mis sai edukaks, sest see tuli pärast NFL-i, eks? Just, see oli ainus kord, kui keegi seda vaatas. Õige. Jah. Ja millised on reitingud siis, kui ei ole sügis? Nii et, tead, sa mõtled, miks seda on nii palju paluda? Aga seda ongi palju paluda. Sest inimesed, kellele need kuuluvad, tead, nad on osa tunnustatud eliidist. See viib meid tagasi sinna, kust me alustasime, tead küll. Kui raske on liberaalidel minna vastu kultuurile, milles nad elavad? Ja ma mõtlen, vaata, kuidas reageeriti Stephen Colbertile. Tema saade kaotas igal aastal miljoneid $. Väga vähesed inimesed vaatasid seda. Ta muutus väga ebanaljakaks, äärmiselt poliitiliseks ja väga vihaseks. Ja ometi peeti tema vallandamist mingiks esimese paranduse rikkumiseks. Ma arvan, et vasakpoolsed oskavad seda tüüpi sõnumeid väga hästi edastada. Ja see ongi see, mis toimub Scott Pellis, see ongi see, mis toimub kogu Barry Weiss'iga, tead, CBS Newsi juhtimisega. Inimesed, kes tahavad, et ta läbi kukuks, on leidnud viisi, kuidas rääkida lugusid nii, et tundub, nagu ta kukuks läbi. Ja me näeme, mis sellest saab, aga jällegi ma ei soovitaks Barry vastu panutada. Ja ma ei panustaks ka tema vastu, aga eks näis. Ma ei tahtnud sind saatesse kutsuda ilma küsimata sinu iga-aastase veeru kohta, mille sa kirjutad just sel ajal, tähistades COVID-pandeemia aastapäeva ja tavaliste ameeriklaste reetmist liberaalsete eliitide, meditsiiniasutuse ja valitsuse poolt. Enamik inimesi on kõik, mis juhtus 2020 aastal ja sellele järgnenud aastal, alates sulgemistest kuni muude asjadeni, mille kohta eliit meile valetas, lasknud orwelliliku mälulõhe kaudu unustusse vajuda. Aga sina oled otsustanud, et sa ei lase sellel juhtuda. Yeah. Kas sa arvad, et meie ühiskond on sellest fiaskost tegelikult midagi õppinud? Ja miks ei ole rohkem inimesi sellepärast ikka veel nördinud? Ma ütlen nii, et ma teen teist taskuhäälingut nimega Normally koos Mary Catherine Hamiga ja meil on temaga rubriik nimega Still Mad Bro, kus räägime asjadest, mille peale me siiani vihased oleme. Ja COVID on see, mille peale me kõige sagedamini ikka veel vihased oleme. See oli lihtsalt midagi, millest ma ei suuda üle saada. Ja mu lastel läks sellest hoolimata hästi. Ma kolisin nad Floridasse. Nad käisid koolis isegi siis, kui New Yorgis olid koolid suletud. Aga tead, me rääksime J.D. Vance'ist ja töölisklassiga rääkimisest Ameerikas. Ma tulin Brooklyni vaesest piirkonnast. Ma kasvasin üles kohas, mis oli ohtlik ja tead, mitte eriti hea. Ja mul oli seal palju sõpru ja mul on neid siiani ja ma nägin, mis lastele tehti, kelle vanemad ei saanud neid Floridasse viia ja kes ei saanud vajalikke teenuseid. Ja ma ei andesta ega unusta seda kunagi ja ma arvan, et me peame seda alati meeles pidama, sest nad võivad seda igal ajal uuesti teha. Hantaviirus jõudis teieni, teate, mõned kuud tagasi. Ja muidugi on esimene asi see, et ära usu midagi, mida nad ütlevad. Ära lase sellel muutuda teiseks COVIDiks, sest see võib nii kergesti juhtuda. Ja on kahetsusväärne, et see usalduse puudumine, selle kaotus juhtus COVIDi ajal, sest ma arvan, et sellel on palju negatiivseid tagajärgi. Aga ma tahan, et inimesed mäletaksid, mida nad tegid. Ja et see polnud COVID, mis koolid sulges. Need olid inimesed. Need olid ametiühingud, kes koolid sulgesid. See oli reaktsioon COVIDile.
see polnud viirus. mis iganes sai neist liberaalsetest sõdadest, mida ma praegu näen, see oli täpselt see, mis sai, täpselt nii. See oli täpselt see, mida vaja oli öelda. Ja ma tahan, et inimesed seda mäletaksid ning mina ei unusta seda kunagi. jah, ega keegi ei peakski unustama. Aga ometi enamik inimesi, ma mõtlen, lihtsalt sellest ei räägita. Üldsegi mitte. Ma mõtlen, nagu me oleme, demokraadid. Põhimõtteliselt on nad tahtnud muuta 6. jaanuari teiseks riigipühaks. Nad ei taha seda kunagi unustada. See on nende verine särk nagu kodusõja ajal. Aga meie kõik peaksime vehkima verise särgiga selle üle, mis COVID-iga juhtus. Teed, lapsed kannavad seda endaga igavesti. Samamoodi nagu depressiooni ajal elanud lapsed kandsid oma traumasid endaga kaasas järgmised 80 aastat. Nad hakkavadki seda tegema. Ja ikka veel on inimesi, kes käivad ringi maskides. Jah, mis on kõige ilmsem tõend sellest, kuidas selline massiline moraalne paanika. Massiliste eksiarvamuste lahendus. Eks lihtsalt imbunud meie kultuuri. Ja sellest sai nagu ebausk. Aga inimesed usuvad seda ikka veel. Jah, tegelikult ma nimetasin seda COVID-i aastatel tihti ebausuks, sest ma ütlesin, et vaata, sa võid maski kanda, ma koputan puule, ma sülitan üle õla, tee mida tahad, lihtsalt ära sunni teisi seda tegema. Ma ei sunni sind puule koputama, kui sa ütled midagi, mida sa ei taha, et juhtuks. Hoiame oma ebausud enda teada. Jah, lihtsalt hullumeelne, aga see elab edasi. Ja jumal hoidku, et ei tuleks jälle mingit uut tervisehäda. Me peame samu lahinguid uuesti pidama, aga ma arvan, et paljud inimesed ei lähe enam sellega kaasa. Igatahes minu viimane küsimus sulle ja 4 juuli on peaaegu käes. Ja küsimus Ameerika 250. aastapäeva kohta, mida ma endalt küsin, on see, miks seda seskvitsentenniaali ei tähistata rohkem kaheparteiliselt? Kas probleemiks on lihtsalt Trumpi egoism ja kahtlane maitsekaarte ja muude asjade suhtes Washingtonis? Või on asi lihtsalt entusiasmi puudumises selle suhtes? Tead, ma olen piisavalt vana, et mäletada seda 200. aastapäeva, mis oli hoopis teistsugune. Sina oled minust natuke noorem. Sina ei mäleta. Aga kas selle vastu huvi puudumine on rohkem seotud poliitilise vasakpoolsuse imendumisega mürgistesse ideoloogiatesse nagu kriitiline rassiteooria ja asuka kolonialism, mis lisaks antisemitismi õigustamisele kannab endas sügavat viha Ameerika vastu ja usku, et see pole hea ning tuleks pigem maha teha, kui tähistada. Kas see ongi tegelikult see, mis toimub? Ja see on see teine variant, vaata, nad hakkavad seda Trumpi süüks ajama, aga asi ei ole Trumpis. Poleks vahet, kes meil praegu vabariiklasest president oleks või isegi kui meil oleks demokraat. Ma unustasin tema nime, aga see New York Timesi toimetuse liige, kes ütles, et Ameerika lipud Long Islandil, ja see oli Bideni administratsiooni ajal, hirmutasid teda. Asi ei ole Trumpis. Asi on selles, et meil on maailma parim riik, mis kunagi olnud on, ja suur osa elanikkonnast ei hinda seda üldse. Ja ma ütlen sulle veel kord, see taandub kasvatusele. Kas su lapsed teavad, et nad on kõige õnnelikumad inimesed, kes kunagi elanud, sest nad saavad elada selles riigis? Ja kui vastus on ei, siis mine koju ja õpeta oma lastele seda, sest nad ongi ja see riik ongi selline. Tead, juulis tähistan ma ka oma Ameerika aastapäeva, seda päeva, kui mina ja mu ema tulime Ameerikasse, 20. juulil. Igal aastal kirjutan ma sellest ühe loo. Pole ühtegi päeva, mil ma ei tunneks end õnneliku ja õnnistatuna ega mõtleks sellele, et mu elu oleks võinud olla hoopis teistsugune, oleksin võinud kasvada üles Nõukogude Liidus. Ja ometi saan ma elada mitte ainult Ameerikas. Ma saan elada kõige vabamas osariigis. Mul on 3 last, kes on tead ülimalt vabad ja imelised. Ja ma arvan, et on täiesti okei selle üle natuke pateetiline olla ja ma kavatsen 4. juuli puhul täiega tähistada. Kui sa oled minu läheduses, selle tead küll 250. aastapäeva ajal, siis ma olen täiesti patriootlik ja pateetiline ja mind ei huvita, kes seda näeb. Punane, valge ja sinine. Jah, ma olen teinud T-särke, ma olen valmis. No, tubli. Ma arvan, et see on oluline punkt. Ja ma arvan, et see on midagi, mida me ei tohiks mööda lasta. Sest tead, patriootlus võib olla moest väljas, eriti tead nende haritud eliidi ja liberaalse kultuuri seas. Ja. Aga me peaksime, olenemata sellest, kas me tulime siia riiki või sündisime siin. Tead, meie vabadusi, mis on väga ohus, kuna meie poliitiline kultuur muutub,
tuleb kaitsta. ja tead, ma arvan, et selle riigi sees on lõhe seal, kus inimesed on avalikult patriootlikud. ja tead, kus nad laulavad kaasa hümnile spordimängudel ja kuidas nad reageerivad avalikele patriootlikele väljendustele. ja tead, me ei peaks häbenema selles osalemist. absoluutselt, sa leiad mu maja üles, sest seal on Ameerika lipp väljas. hästi, väga hea. aitäh, Carol, et täna meiega liitusid. kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad sinu tegemistel silma peal hoida? Mind leiab X-is nime alt Carol, lihtsalt Carol Markovits. Ma kirjutan regulaarselt kolumne New York Postile ja Fox Newsile ja mul on 2 taskuhäälingut, Carol Markovitsi saade ja Normali. Saate neid alla laadida kõikjalt, kus te tavaliselt oma taskuhäälinguid kuulate. Suurepärane. Tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Turbini igapäeva väljaannet, mida saate kuulata kõikjal, kus te tavaliselt oma taskuhäälinguid kuulate. ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X-is või GNS-i YouTube'i kanalil, palun vajutage GNS-ile meeldib ja või tellige GNS-i kanal. klõpsake kellukese ikoonile, et saada teavitusi ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ja andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge ise. Näeme teiega jälle järgmisel nädalal.